Liisandra, oled sa mõelnud, et alati ei käi sa arsti juures mitte ainult enda pärast, vaid natukene arsti pärast ka? Nimelt tänases ühiskonnas ei ole väga lihtne olla selline arst, kes toetab taimetoitu, taimeravi, võib-olla homopaatiat. Mistõttu, kas ei oleks tore, kui aeg-ajalt astud tema kabinetist läbi ka mõni terve inimene, kes on taimetoitlane, olgu ta siis lisanditega või lisandivaba taimetoitlane. Igal juhul, ma arvan, arstile on see väga põnev eksperiment vaadata, kuidas selline inimene hakkama saab. Oleme me käinud oma perearsti juures lihtsalt vereanalüüsi andmas küll umbes võib-olla 2-3 korral. Alati on kõik fine olnud. Ühelt poolt ma lähen sinna sellepärast, et ma tahan teada siis neid spetsiifilisi numbreid, sest et ma küll tunnen seda, et kõik on okei ja ma näen, et kõik on okei, aga ma tahan neid numbreid teada. Nüüd, kuidas, milliseid märke jälgida, seda ma rääkisin eelmises videos ja selle sa leiad ka Banaanisaare lehelt. Ja üle-eelmises videos ma ka jagasin meie viimase vereanalüüsi tulemusi siis ja rääkisin sellest, et kui sa ei võta lisandeid, et kuidas siis saada B12 rauda ja D-vitamiini ja mis siis üldse teha. Enamasti satuvad inimesed oma perearsti juurde siis, kui neil on mingi probleem. Küll aga sa võid ka niisama oma arsti juurde minna lihtsalt check-upi tegema ja rääkima, kuidas sul läheb, annad vereanalüüsi. Ja nüüd arstile on see täpselt samamoodi väga õpetlik, just nagu see on ka sulle. Eks et sa jagad oma kogemust. Ma arvan, et me peaksime hoidma kokku. Ja kindlasti ütle välja, et sa oled vegan. Oled sa siis lisanditega või mitte, see on sinu arstile väga suureks õpetuseks. Sest perearst on see, kuhu kohta inimesed tulevad ju kokku. Temal on väga suur ülevaade erinevatest inimestest. Ja nüüd, kui mõni patsient näiteks satub küsima, et kuule, kas sa tead, et kuidas ma täistaimetoitlusena hakkama saaksin, on see üldse võimalik, milliseid lisandeid ma pean võtma, kas ma peaksin võtma lisandid, on see okei? Oled sa näinud selliseid inimesi, siis ta saab öelda, et jaa, mul on siin 50 veel teist sellist ja kõik on väga fine, ära üldse muretsen ja ta oskab anda ka mingisugust nõu, et milliste probleemidega sa võid silmitsi seista, millega siis tema teised patsiendid on silmitsi seisnud. See on hästi tore, et sul läheb hästi ja võib-olla sa ei viitsi sinna arsti juurde minna, aga mõtle nüüd selle peale, et lisaks sellele, et arst on see, kuhu kohta tulevad kokku erinevad patsiendid siis oma muredega või mitte muredega, kohtab ta ka kolleege. Ja nagu ma alguses ütlesin, tänases ühiskonnas ei ole väga lihtne olla selline arst, kes toetab loomulikku elustiili. Siis mõtle, milline äge õpetus see võib olla ka teistele, kui ta saab öelda, et tead, mul on 50 patsienti, kes on veganid. Mõni on lisandite peal, mõni ei ole, aga kõik on jumalasta fine. Me kunagi ei tea, kuhu see võib välja jõuda. Võib-olla tehakse lõpuks ka mingi normaalne taimetoitluste uuring. See oleks väga äge. Sellest kui oluline on arstile oma lugu rääkida, on mul ka üks hea näide. Minu abikaasa Taavi on eluaegne sportlane. Ta mängib korvpalli, jookseb, mängib jalgpalli ja ta on nende spordialades väga osav. Aja jooksul aga kujunes tal välja kõhrede kulumine, mis avaldus siis põlvedes. Talle kogunes sinna vesi, olid valud, olid põletikud, ta käis erinevate arstide vahet ja arstid teda eriliselt aidata ei osanud. Ja võttis glükosamiini igasuguseid muid lisandeid, aga see eriliselt ei aidanud. Ta käis ka spetsialisti juures. Ja see arst ütles talle, et umbes aasta pärast on tal vaja ilmselt panna ühele jalale titaan liiges ja mingi aja pärast tõenäoliselt vahetada välja ka teise jala liiges. See oli nüüd aeg siis, kui ta oli täiesti tavalisel toidul, sõi piima, liha, muna ja kõike muud väga tavapärast. Ja siis me tegime drastilise pöörde. See sattus lihtsalt kokku tegelikult sellega, see ei olnud ainukene põhjus. Me tegime paastu, kus me loobusime kõigest rafineeritust ja olime ainult taimse toidu peal ja siis läksimegi veganiks ja suures osas olime toortoidul. Juhtus see, et kui me aasta alguses läksime siis täiesti vegan toidu peale üle, siis sama aasta septembris jooksis ta maratoni ja jooksis selle väga hästi. Ja et maratoniks treenida, oli tal juba 4 kuuga põletikud alanenud, kõhrede kulumine peatunud ja küll ma olen ka seda meelt, et emotsionaalsed ja vaimsed põhjused on täpselt sama olulised, kui on ka välised põhjused. Aga sellest tasub oma arstile rääkida, sest vastasel juhul, kui selliseid patsiente tema juurde tagasi ei satu, siis talle jääbki arusaam, et ainuke lahendus on võtta tabletti. Õnneks tänapäeval on meil juba nii palju toredaid arste, kes teavad seda, et tablett ei ole ainuke lahendus, elustiiliga saab väga palju muuta. Sellised arstid ka meie arsti kogukondades osad leiavad väga suurt ülistust, osad on vastupidi põlu all.
Nii et kui sa oled täistaimetoitlane, siis ma kutsun sind üles. Mine astu oma perearsti kabinetist läbi, räägi talle, kuidas sul läheb, lase võtta vereanalüüs, arutage neid näitajaid. Räägi talle, mida sa sööd, ütle talle välja, et sa oled vegan. Räägi talle, kui kaua sa oled vegan olnud, räägi talle, millest sa oled üle saanud. Enamasti inimesed, kes lähevad täistaimetoidu peale, nendel toimub väga suur paranemine ja tervenemine väga mitmes valdkonnas. Räägi talle sellest. Sest kui arsti juurde satuvad ainult sellised veganid, kellel on probleem ja verenäitajad on väga kehvad, siis see jätabki ruumi sellisteks artikliteks, mida me eelmine aasta oktoobris nägime, kus üks väga tuntud ajakirjanik pani täiesti puusse. Aga väga palju materdas vegan elustiili ja inimestele jäi nii vale mulje. Me peame selle elustiili puhul hirmu maha võtma ja me saame seda teha koos. Mul on väga hea meel, kui sa lähed ja jagad oma kogemust ja muidugi jaga seda ka minuga, kirjuta siia alla, kuidas sul läheb. Kui sa oled vegan ja sul on kõik väga-väga hästi, siis ma soovin sulle palju õnne. Ilmselgelt sa teed midagi väga-väga õigesti. 5+ selle eest. Aga see ei ole väga palju teistele abiks. Kui me istume igaüks oma nurgas, elame hästi, teades, et ühiskonnas on selline valitsev arusaam, et veganina sa ei saa hakkama, ära jumala eest oma lapsele seda tee, siis ma arvan, et on aeg seda tobedat müüti koos murda. Ma võin istuda siin ja rääkida, et nii äge on olla vegan ja kõik on väga hästi, aga ma kutsun üles, et teeme seda koos. Räägi sina ka, kui sul on kõik hästi, aita neid hirme inimestel maha võtta. See on nii tobe, kuidas tegelikult inimestel on lihtsalt puhas hirm selle ees, et taimsel toidul ei saa hakkama. Ja kõik need kallid inimesed, kes on su ümber ja esimesena on kohe piikidega su ümber, et kust sa saad erinevaid aineid ja mismoodi sa üldse ellu jääd, siis tegelikult nad teevad seda armastusest. Ja nüüd, kui sa rahulikult nendega räägid ja seda hirmu hakkad neil maha võtma, siis sa näed, kuidas kogu see tobe teadmatuse hirmu müür lihtsalt laguneb, vajub kokku. Ja kuna perearstid on meie süsteemis väga olulised inimesed, siis jälle ma kutsun sind üles. Mine näita ennast. Räägi, kuidas sul läheb. Võta vereanalüüs ja ole elavaks näiteks, et veganina saab täiesti vabalt, väga tervislikult, tervelt, elurõõmus ja säras elada. See on võimalik, see on ohutu ja see on väga okei. Mine oma perearstile külla, räägi sellest. Ja ära varja seda ka oma tuttavate ees. Ole elavaks näiteks. Murrame koos neid tobedaid müüte. Aitame luua Eestis olukorda, kus veganism on väga okei. Nüüd mine perearsti juurde. Aitäh sulle!